mehele, tänu kellele üldse Eesti Lennundusmuuseum on siia rajatud ja nii, nagu ta praegu on ja mis ka tulevikus on kõige selle taga Mati Neos. Ole hea! Tere päevast, lugupeetud lennundushuvilised! Tänan tulemast, vaatamata sellele kahtlasele ilmale. Seda mitmendal lennupäevad Tartumail on, ma ei oskagi öelda. Siin on nad kolmandad. Ja me katsusime teha nii, et nad on erakordsed, kõige suuremad ja kõige ilusamad, mis Eestis on tehtud, kuid ilma talliga meil praegu veel ei klapi. Siis just kui nõupidamine käis seal lennuväljal Kriihni kõrvale, jääb üks suur ehitusobjekt, mis on tiiriku propelleri kujuline ja kus käis töö eile õhtul ja käib ka täna. Käib sellepärast, et Eesti Lennuakadeemia kolib sinna. Ning rektor Jaan Tampo on ehitamise vahepeal, kolimise vahepeal jõudnud siia, et öelda edasi oma sõnu. Aitäh! Täna hommikul lugesin Kalle Mälbergi arvamust, et Tartu bändis on liiga vaikne. Ma küll nii ei arva, et siin toimub ühtegi või teist ja ehitatakse siin ja seal ja nii nagu just mainitud, 2 nädala pärast peaks valmis saama ka Lennuakadeemia hoone ja selle poolest pigem läheb seal mürarikkamaks lennujaama ümbruses. See selleks, tahan lihtsalt teile öelda siin paar sõna sellest, miks just Lennuakadeemia rektoril siin sõna hakkaks, et meil on õnnestunud Mati Neose ja Lennundusmuuseumiga väga hea koostöö käima saada. Meie tudengid on asutanud oma lennundusseltsi, mis on tõesti oma praegu esialgu, aga plaanid laieneda ja see selts on siin aidanud Lennundusmuuseumil neid eksponaate korda teha. See ei ole lihtsalt selline huvitav töö, aga ta on ka arendav tegevus meie tudengitele. See on selline töö, kus on võimalik natuke vabamalt nende masinatega ringi käia ja õppida tegema seda, mida tulevases elus peab teisel tasemel ja paremini tegema hakkama. Kui te näete siin arvukalt noori mehi ja tütarlapsi nende lennumasinate eksponaatide ümber, siis küsige julgelt, need on enamuses meie tudengid, kes kindlasti räägivad teile, millega on tegemist, nii palju, kui palju nad sellest teavad. Ärge olge väga kriitilised, nad on ainult tudengid praegu, aga neist saab kindlasti see kuulsusrikas kontingent, kes seda meie lennundus siin mürarikkalt ikka edasi kannab. Siin nuka peal on värskelt Soomes soetatud õhutõrje kaud, nende enne summa eest. Ja hakkas kaupa tegema mees tahtis Tartu Leninit vastu saada, aga Lenin on läinud nagu võrretud hüppel. Lenin on okupatsioonimuuseumis ja muinsuskaitse all. Kui liigute territooriumi, siis on LIK 23 hävitaja. Lennuakadeemia tudengid koostöös vanemate meeste spetsialistidega, kellel on Vene õhuväe kogemusi, panid liikuma LIK 23 tiivad, muudetava noolsega tiivad. Nad vaatavad, kui rahvast on rohkem, siis lülitavad elektri sisse ja liigutavad tiivu, siis näete, mis see muudetav noolsus endast tähendab. Tere hommikust, tere päevast! Siin on jah selle mootori soendamine, mis muudab tiiva noolsust. Nii, saab veel lasta. Veel tahapoole, paneme lõppu ära. Jõudsite kõige kiirema eksponaadi juurde siin muuseumis. 2500 kilomeetrit tunnis, peaaegu 2,5-kordne helikiirus. Et väga võimas püüdurhävitaja, mis on siis esmajärgus kaitsefunktsiooniga, et kui on kuulda kellestki sissetungijast, saadetakse lennuk välja, radarimehed annavad info kohe parda arvutile, mis juhib lennuki õigele kursile ja kui juba lennuki ninnas olev radar näeb, kus on see sissetungi ja kus on see lennuk, mida peab sihtima, siis antakse juhtimine piloodile üle. Ja piloodil on siis võimalus kas siit kahuritest anda tuld, mis on 2 rauaga, siin kõhu all, 2800 lasku minutis, sellise tempoga võib tulistada, või siis laseb välja rakette, mis tal tiibade all või kere all võivad olla.
ja raketid saavad siis vastast püüda kas soojuse põhjal või siis radaritehnikaga. Et sellised mitu valikut olid. Ja mis siis veel on vägevat selle lennuki juures, on see, et maandumiseks on telikusüsteem hästi tugev ja vastupidav. Ja tal on isegi midagi porilaua taolist on siin, sest ta pidi maanduma vajadusel ka Muru lennuväljale, hästi ebatasasele pinnale. Ja see hüdraulikasõlm, see vedrustus seal, see võib võnkuda isegi peaaegu et meetri jagu, kui ta tuleb maha natukene rohkem suurema raputusega. Ja mis siin lennuki juures on kõige vägevam, ongi see, et ta oli Nõukogude Liidu esimene lennuk, millel tiivanoolsus oli muudetav. Et tavalennurežiimis ta nii tagapäris ei olnud, oli kuskil 45 kraadi sellest põikiteljest ja startimiseks, maandumiseks sai sõita tiivaga veel ettepoole umbes 16 kraadi sellest põikiteljest. Et mis on selle asja eesmärk, et maandumiseks vaja minev rada oleks võimalikult lühike. Sest mida rohkem on tal tiivad ees, seda rohkem saab ta tõsta jõudu madalal kiirusel. Ja see, mida me praegu siin näeme, see on siis maksimaalselt tagumine asend tiibadel 72 kraadi tagapool. See on ainult lühikeseks sööstuks, 1-2 minutit võib-olla. Ja vaatame, kuidas need tiivad liiguvad. Kuskil eelmisel nädalal alles sai see süsteem tööle. Nii et olete väga õnnelikud, et sattusite õigel ajal lennundusmuuseumi. No paneme kuskil 15 sekundit võttis see aega, et ühest asendist teise sõita. On see ligikaudu 45 kraadi. Et sellises konfiguratsioonis siis lendas tavaliselt, tegi oma manöövreid, et niipidi on ta kõige paremini juhitav. Ja kui on vaja maanduda või startida, siis vaatame, kui palju ette need tiivad tegelikult lähevad. Nii, ülevalpool selja peal on vertikaalne kiil. Nii, aga lisaks siis kõikidel lennukitel seda ei ole, all on ka selline kiil. Ja kui teliku lased alla, siis automaatselt kiil keerab ennast kõhu alt ära horisontaali. Ja just, et ta jääks maandumisel ette, kui on kas ebatasane pind, rohkem raputamist või kui saba on allpool, tuled maha. Ja stardid ära, jälle tõmbad teliku sisse ja siis läheb see kiil ka siia stabiliseerima. Ja miks see on oluline? Just sellepärast, et kui lennuk teeb äkilisi manöövreid ja sealt tiibade otstest ja üle kere tulevad turbulentsed õhuvoolud, rohkem keeriseid, siis see kiil, mis siin peal on, see ei ole nii efektiivne. Et kui siin on all veel lisakiil, mis stabiliseerib õhuvoolamist, siis on paremini juhitav lennuk. Maandumiseks saab välja lasta pidurdusvarju siit tagant, mis püüab ka hoogu väiksemaks. Nii, lennuki juhtimine oli küllalt ka omanäoline, sellepärast, et nagu te teate, tavaliselt lennukitel tiivad on ikka ühe koha peal, ei sõida nagu edasi-tagasi ega üles-alla nagu lindudel. Tiiva otstes on meil kaldtüürid, mis käivad siis eri suundades üles-alla, siis saab vastavalt kallutada ja suunda muuta siis lennukil. Aga kui me sõidame tiibadega taha poole, siis see nurk jääb juba nii väikseks siin, et see ei ole väga efektiivne. Selle jaoks siis lennukil on stabilisaator, mis on täies pikkuses liikuv. Et tavaliselt lennukitel on ju stabilisaator on küllalt paigas, tagaosas on väike selline tüür, millega saab nina ülespoole, allapoole lasta ja liigub see niimoodi koos koordineeritult. Sel lennukil, kui sa lendad kiire kiirusega, siis võib stabilisaator liikuda koos, aga võib ka eraldi liikuda. Et saabki just seda kasutada ka kallakuks pööramiseks. Et kaks eri süsteemi, kuidas saab lennukit juhtida. Nii, ja kütust oli tal siis nii palju, et sai lennata kuskil 1000 kilomeetrit välja ja 1000 tagasi. Siin on isegi infot meil kirjas selle kohta ka. Päris kõrgele sai lennata, 18 500 meetrit umbes oli maksimaalne lennukõrgus. Ja meil lennukoolitusosakonna juht, kes on juhtumisi ka endine Eesti õhuväe ülem, on kunagi ka selle lennukiga lennanud, siis ta on meile rääkinud lugusid, mis trikke omal ajal sellega teha sai.
et saab ju ka koguda kiiruse kokku, võtta nina ülespoole ja siis selle vabahoo toimel, vabahoo arvel koguda veel kõrgust juurde, et kas ta oli seal 23 või 24 kilomeetri kõrgusel lausa ära käinud. Lähemalt vaadata. Siis tuleb 100 eurot kõrvale panna. Aga pult ja sellega, millega saab juba nende võistlustele, siis vanandavas siin ütlevad mehed, et tuli 7000 Eesti krooni välja käia. Nii, see, mis ta tegi, oli pööris ja lamepööris, et te teaksite, kui koju lähete ja lapse tema küsib, mis sa nägid, siis pööris ja lamepööris. Kohe.